Tere sõbrad! Mina ehitan praegu maja ja kui maja ehitad, siis ikka mehe jaoks on, ütleme, number 1 koht on see tema oaas ehk siis saun. Ja räägin teile kohe ära, miks ma olen tulnud Tallinnasse Punasele tänavale, kus tegutseb saunumi siis tootmisruum ja laoruum. Väga lihtne. Käisin möödunud aastal mina jaanipäeval sõbra juures. Väga uhke maja, bassein, ilus saunumisaun. Ja ühel hetkel loomulikult jaanipäeval ju sauna minnakse ja tahetakse seda mõnusat leili ja nautimist. Aga läksime meie sauna lavale, ainult 55 kraadi. No mis saun see on? Peab ikka olema 90 või 100. Ja sõber naeris meie üle, ütles, et ei ja saunast mitte midagi. Lülid sisse saunumi kerise tehnoloogia ja imeväel läks sinna mõnusasti soojaks. Leilid olid pikad ja niisked ja istusime seal, no ilma et hapnik otsa saaks tund aega, mis on sauna pool täiesti erakordne. No vot, ja kui sellise õnnistuse saad enda ellu, nagu sellise kogemuse, siis tahad ju endale ka. Ja siin laoruumides, tootmisruumides tegutseb selle ettevõtte looja Andrus, kes, kui on sellise ettevõtte looja, on ta minu jaoks ju põhimõtteliselt jumala staatuses. Läheme vaatame, kas ta suudab ka minu väikse, mis ei ole üldse suur saunaruumikene, teha mõnusaks ja leiliseks. Tulge kaasa. Aga rahulik on, ma mõtlesin, et sauna tootmisruumis on ikkagi kogu aeg. Vaadake, seal on täitsa need valmimisasjad juba. Saunum Pro Experience. 1, 2, 3, 4, siin on vist keriseid nii palju, et ma ei hakka neid üldse lugema. Vaatame. Vaat nüüd hakkavad juba jõudma asjad tuttavamaks. No see on ju saunakerise tennid, see läheb ju kuumaks. See läheb kuumaks ja ümber lähevad kivid ja kui on hästi paigatatud kivid, siis annab hea leili. Tervist! Tervist, ära asuta isiklikult. Nii, tervist. Ja kummardan sellepärast, et mul on vaja oma koju sauna ja ma olen kuulnud, et ikkagi saunum on Eesti inimeste jaoks täna juba sellise jumaliku ettevõtte staatuses, kes annab siis kõige parema leili. No tõepoolest, kõigepealt tere tulemast, et tagasiside on meil tõesti ääretult positiivne. Inimesed, kes on saunumisauna endale ostnud, ega need tavasauna enam minna ei taha. Ma kõigepealt küsin, mis sa arvad? Palju on temperatuuri vahe, kus sa istud 80 kraadi saunas, kõrvade kõrgus on 80 kraadi, palju on temperatuuri vahe keskmis saunas pea ja jalgade vahe? No ma arvan, 30 kraadi, 20 kraadi. No tõsiasi on see, et see oli väike konksu küsimus. Kui siin on 80 kraadi, ma tegin kunagi Tallinna Tehnikaülikooli koos ühe uurimistöö saunade peale, siis tavaliselt siin kõige rohkem on mõõtud 15 cm kõrgemal 150 kraadi ja jalgade kõrgusel on kuskil niimoodi 25-30 kraadi. Tõsi, nii suur vahe. Vaata, kui sa saunas leili viskas, siis leil tavaliselt kihistub ülevale lakku. Jah. Siis teed selle või ai. Aga lisaks sellele, et sa teed selle ai, lisaks sellele sul tekib seal ka hapniku puudus, sest leili aurus on suhteliselt vähe hapnikku. Aga mida nüüd saunum teeb? Ta võtab selle kuuma auruselt ülevad ja segab õhuga ära, eks sul on õhu ja auru segu ja sa võid alati pikalt saunas istuda ilma, et sul tekiks väsibust. No vot seda ma rääkisin ka juba vaatajatele, et ma istusin seal saunas reaalselt tund aega. Kas see saun on praegu soe või külm? See peaks olema soe. Teil on päriselt on saun soe kogu aeg, nagu enamjaolt päevast ikkagi kogu aeg? Enamjaolt päevast soe, meil on siin mitu sauna laboris, me teeme katseid. Nii et tere tulemast. Kui ilus siin on. See on meie uus viimase disaini saun. Klaasist see ei olnudki, ei paistnud nii palju läbi. Oi, ega siin on jälle sama efekt, mis oli mul sõbra juures. See Jorhan jälle ütles, et kas on juba soe? No ei ole veel soe, et viskad leili midagi ei juhtu. Mis siin temperatuur on sul kuskil kirjas? Siin praegu ei ole kirjas, aga ma arvan, et see on mingi 7-80 kraadi. Et vaata, kuna temperatuur on ühtlane ja üleval ei ole kuum ja siis sa ei tunne, vaata su keha ei tunne, jah. Ma ütlen, et praegu on niimoodi, et siin on täitsa mõnus olemine, aga ei ole nagu palav, jah. Kuule, aga pane üks korralik too leili. Sellest viisab? No pane see, jah. Jah, nii. Pane niimoodi. Nii. Sasiseb. Jaa. No kui sa tunned, on mõnus juttu rääkida. Jalad lähevad vaikselt, hakkavad soeks minema. On, jah. Ja oota, ma olen nii ammu käinud saunumisaunas. Ma ütlen, mul see viimane kogemus oligi nii ammu aega tagasi. Ja sa võid hingata, ei teki seda, et ma praegu natuke panen ka suhet madalamat õhku tõmban. Jaa, ma lükkan selle nupust nüüd välja. Vaata nii. Ja lükkame praegu, on saunumised välja, pane üks korralik too leili veel. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd midagi sellist ei tohiks olla, jah? No vaatame. Nii. Nüüd sa siis tunned natuks aja pärast. Ahah, ai. Näha oli kohe, kui see aken läks klaasest kutu, siis tuleb ülevalt. No vot. Kuidas on nüüd jutu rääkimisega? Ei, no nüüd ma ei taha. Ja ma võin rääkida küll suga natuke läbi suu. Tahad kõrvu kinni hoida äkki või? Ja vaata, ma räägin hästi lühikeste hingetõmmetega, et väga palju. Ja sellest ühest ventilaatorist ongi kõik. Ja kui sa nüüd paned uuesti nõpu vajutad sisse, siis ta läheb kohe heaks. See läheb kohe heaks, jah. Vaat see on müstiline.
praegu see tõestab ära ju sellele inimesele, kes seda pole kunagi näinud, seda tehnoloogiat, et sul ongi võimalik olla 80-kraadises saunas niimoodi, et sul ei ole nagu ebamugav olla. No täpselt nii on, aga lähme siis praegu välja, et vaatame, et erinevaid keriseid ka. Sabagal, see oli praegu siuke kogemus. Robert, ma tahan küsida, et kui suur see saun on? Milline ta välja näeb? No ta näeb ilus, 4-külgne, aga no ta on mul saunaruum, ta ei ole nüüd tohutult suur, ta on, ma arvan, siuke 2 meetrit lai. Oot, ma võtan kohe kirja, kalkulaatkaati, nii. No lagi on 2,4, seda ma tean. Nii, 2,4, nii. Siis laiupidi on ta 2-meetrine. Korda 2, nii. Ja no sügavuti on ta siis 2,2 äkki oli niimoodi, et ega see, jah. Ahaa, no see teeb kuskil üle 10 kilovatti, aga sul on seal klaasi ka või? Jaa, mul on klaasi ka, mul on üks külg ongi täitsa klaasist, kus sa sisse tuled, seal on klaasist uks ja see on 2,4 korda 2 midagi, siis ta on 5 ruutmeetrit umbes. 5 ruutmeetrit. Nii, aga sel juhul sul see saun läheb päris suureks, aga kas sul on võimalik panna ka, kui sa selle nüüd paneks ühekordse klaasi, küll 15 kilovatti, aga kui sa paned 2-kordse klaasi või parem 3-kordse klaasi, siis läheb oluliselt väiksemaks, oled mõelnud selle peale? Ma isegi ei ole mõelnud, aga see tähendab seda, et ma panen siin nagu lihtsalt uhkema klaasi, nagu see on nagu paksema, jah? No ma pean tunnistama, et ma ei ole selle peale mõelnud, aga no siis ma eeldan, et kas 1- ja 2-kordse klaasi hinnavahe ei ole vist väga suur. Absoluutselt eriti mitte, jah. Ma tulin siia ikkagi nagu eelarvega, eks ole. Ja siis ma ikka võin panna, jah. Ja see tähendab seda, et ma pääsen siis nagu väiksema nii-öelda kerisega, jah? Jaa, sa ei pea nii palju kütma ja sul nii-öelda suvel eriti ei lähe majaga soojaks seespoolt. Ja see on õige. No ühesõnaga siis arvestad, et mul on jah 2- või 3-kordne klaas seal. Tead, siis ma julgeks ütelda, et sul tegelikult 12 kilovatti on täitsa piisav. Ja kuule, aga sul on nii palju neid saunasid, et ma vaatan, kas see on kõige väiksem, kas see on keris reaalselt või mis see siis on üldse? Siin on tegemist sauna sisekliima seadmega, millest ka kõik alguses saigi. Et sellest sa panna, kui sul on puukeris näiteks, see on olemas seinasisene, ehk seinatagune, on olemas ka, mis sa saad seina peale tõsta. Ja selle saad, siis kui sul on puukeris või kui sul on elektrikeris, mille sa tahad alles jätta, sa oled soovitavalt ikkagi hea keris, kui on piisavalt kive. Just. Kui me võtame nüüd järgmise, siis see hetkel on maailma kõige innovatiivsem saunatoode, mis on valitud, nagu naljakas ei ole, kõigi saunatootjate poolt. Ja meil on siin ka Golden Wave diplom. Tahtsin kõigepealt ütelda, et see jääb ilmselt sinu sauna väikseks, kuna see on meil 6-9 kilovatti. Me küll mõtleme, et teha see suuremaks. Ja vaata, sellepärast ma soovitangi sulle seda Pro Experience'i. See on keris, mille ma panin ka endale maakodusse ja selle leil on väga-väga hea ja pehme. Ja siis üks asi on siin veel, millest võib-olla liiga palju ei ole räägitud, on see, et sa saad sinna, seal all on selline koht, kus on soolapallid, Himalaya soolapallid ja kogu see aur käib läbi Himalaya soolapallide. Ma nägin küll kuskil, selles teisel kerisel olid jah, need pallid täitsa olemas. Siin paistab, et... Ja mis nad seal teevad siis? Ja kogu see aur käib läbi Himalaya soolapallid, ehk see tehnoloogia on selline, see on ka patenteeritud, et ta tuleb nüüd see niiske aur, mis on alla jaotatud, tuleb lahustab õhukese kihi selle soolapallidelt ära ja pärast see kuum õhk, mis tuleb ta erosioonina, võtab selle kaasa. Ehk ta võtab, sul on saunas kergelt siuke soolane keskkond ka, mis on väga hea hingamisel nahal. See on ju väga kasulik, jah. Ja siia juurde saad sa panna ühe väikse kausikese, kus sa paned siis eeterliku õli sisse. Vaata, väga paljud viskavad kivide peale, aga siis sa saad ju selle vingugaasi, see kärssab seal peale ära, eks sa rikud oma tervist. Aga kui sa paned selle kausikesse, see kausik aurustabki, seguneb selle auruga ära ja sa saad tervisliku aromaatse sauna endale. Oi, kui palju mul on teadmisi tulnud, et ma olen oma elu ikka täitsa ära rikkunud sellega, et paneme tilt natuke sisse ka, viskame ikka kerise peale ka, aga need ei oleks tegema seda, jah? Mõned viskavad tulnud ka. Ja ma viskasin ka vanasti ja nüüd pole ammu teinud, et... Ära pigem tee. See ei ole ka hea, jah? Ei, see on väga halb. No ütleme niimoodi, et siis on õnn, et ma veel elus olen ja ma jõudsin teie juurde enne, kui see jamaks täitsa läks. No vahepeal mõnel veab. Aga näita mul seda kontrollerit, seda pulti ka kuidagi, et mis seal siis näha on, et mida ma siis saan vaadata, kui ma tahaksin oma sauna näiteks homme sisse panna ja kellele ma mida öelda saan. Nii, ja kui me nüüd siin vaatame, nii ma panen selle ära. Siin on nüüd kõik minu kodusaunad. Siin on minu maakodusaun, siin on minu ühe sõbra saun, siin on mul kodus sauna laborisaun ja kolmas on kodusaun. No kui ma võtan selle kodusauna, valin 80 kraadi, panen start, siis ta küsib mu käest, oled sa kindel, et kas sa tahad? Ja, ma tahan. Ja siis mul ongi saun sees. Ja praegu, sa vaid kodusauna sisse? Hetkel panin kodus sauna sisse. On keegi sul kodus?
et kas kellelgi tegi küsimusi, et ikka naine on kodus õnneks, aga ma ei tea, ma pean talle helistama, et ta sauna läheks. Ja ära ehmata, aga ma panin sulle sauna sooja, jah. Ja siin tegelikult ongi lihtne, et kas on või off ja siin sa saad juba selle saunumi ventilaatori kiirust paika panna, esimene, teine kiirus, kolmas kiirus, täpselt nii, nagu sa tahad. Oota, aga nüüd mõtleme välja, et mis ma siis nüüd peaksin, millise kerise ma nüüd siis lõpuks võtma ja kuidas ma seda nüüd siis, me kalkuleerisime ära, et mul on selline suurus. Mina arvan, et kui sa paned 12 kilovattise Pro Experience'i, siis ma arvan, see on sulle piisav. See 8-10 sõpra saavad mõnusalt saunatatud, aga juhul tingimusel, et sa paned sinna topeltklaasi. See on kaasasutaja Hardi, ole hea, tule siia. Räägi Robertile natukene saunaloborist. Saunalaborist. Jah, ma just nägin, et siin on nagu hästi palju nagu juhtmeid ja mõõdikuid, mis on kõik on selle nii-öelda seksika välimuse taga, et ma saan aru, et see süsteem ei ole niimoodi, sul läheb üks juhe läheb lihtsalt kerisesse ja läheb käima ja let's go, vaid see on ikkagi tehnoloogia ja tipptase teadus taga. No saunalaboris me katsetame nii meie kui ka teiste keriseid võrdleme ja andureid paneme nii lakke seinale, keristesse endasse. No, mina oma lihtsa teadmisega eeldan, et andurid on siis need igal pool siin toas sellepärast, et vaadata, kas igal pool on ühtlane temperatuur. Kogu see ämblikuvõrk, mis meil siin ripub, me võtame erineval kõrgusel erinevates asukohtades. Teinekord on meil siin mõni keris, mis on paarkümmend andurit on kerise sees. Sees ka niimoodi, jah? Kaasa arvatud näiteks ohutuse osas kerise kohal laes. Jah, see on nüüd selle paneelis ülemine osa, et kuidas see kuum õhk liigub, jah? Jah, see on näiteks nüüd uuel laboratoori poolt nõutud lae selline mõõdistamise plaat, kus on kõik need numbritega täiesti osad on andurid. Teil on siin ikkagi ju üsna, ma arvan, sama suur ruum nagu minul saab saunaruum olema, et kui on vaja suuremat testile. Vajadusel me lükkame selle seina. Pagan, teil on lükatava seinaga, jah? Siin 24 kuupmeetrit. Või siis lükkame siia teeme hästi väikse sauna. Ahaa, et kui on vaja, siis lükkad lihtsalt sauna väiksemaks ja paned teise kerise, jah? Vajadusel tõstame põrandat, langetame põrandat. Kas teil on ladu, on nagu kerised kogu täis, et või peab olema niimoodi, et iga sauna jaoks ehitate käsitöö tellimusena? Ei, ikkagi meil on, nagu sa näed, siin laos on täis piisav. Vahepeal saab kotsa, ehitame juurde. Kas me võime kokku leppida, et kui ma nüüd oma majakese valmis saan, ma arvan, et see juhtub siis ka aastal 2026, et kui keris on paigas, saun on valmis, siis tulete korra läbi kambakesi ja ütlete, annate mulle nagu füüsilise juhendi ka, et näitate, kus nuppu vajutada, et ma midagi ära ei rikuks, et ma midagi valesti ei teeks saunas, et ma saaks oma naise ja sõpradele ühe uhke sauna. Robert, kui sa sauna valmis saad, kutsu sauna ja teeme täieliku juhendi. Yes. Tuled ka või pigem väga hea, yes. Tegelikult ma tulingi ühe eesmärgiga, et kutsuda mehed sauna lihtsalt. Aitüma. Ja, aitäh.